Kaupo Mändla, kes on Keskkonnaagentuuri ilmavaatluste osakonna peaspetsialist. Ja kui enne juba rääkisime siin väärtandmetest ja kuidas andmed kätte saada ja andmete põhjal järeldusi teha, siis nüüd kuuleme kliimamuutustest ja kliimaandmetest Eestis. Ole lahke, hea! Nii, tere minu poolt siis. Mina olen Kaupo Mändla ja räägin siis samuti kliimamuutustest ja loomulikult kliimaandmetest. Et kust me üldse need andmed saame, mille põhjal me hiljem siis kliimamuutuseid hindame. Et siin mõned asjad kindlasti natukene korduvad, aga ma püüan natuke teise nurga alt rääkida, et tahetakse sageli segamini mõisteid ilm ja kliima. Et nii meedias, ajakirjanduses, kui omavahel rääkides inimesed räägivad sageli ilmast ja peavad selle asemel silmas kliimat. Aga tegelikult ilm on, kui nagu definitsiooni vaadata, et on atmosfääri seisund antud hetkel, mida iseloomustab see erinevat ilmaelementide kompleks, nagu näiteks ilm praegu, et mis on väljas õhutemperatuur, kas sajab midagi, kui tugev on tuul, õhuniiskus, erinevad ilmastikunähtused, pilved ja nii edasi. Siis ilmast, kui üldistusaste edasi minna, siis järgmine ilmastik. Et ilmastik juba sisaldab endas pikemat ajavahemikku, ja näiteks nädalat, kuud või aastat, et nende ilmade režiim siis, et kui me võtame näiteks terve septembrikuu ilmad kokku, siis me saame septembrikuu ilmastiku. Näiteks selle aasta september oli, nagu me teame, kõigi aegade kõige soojem september läbi ajaloo. Ja lõpuks tuleb siis kliima, et see mõiste on ka eelpool kõnelejatel juba olnud. Kliima on siis piirkonnal iseloomulik ilmastikurežiim paljude aastate jooksul, et mida siis iseloomustatakse tüüpilise ilmastikuga kui ka äärmuslike olude esinemissagedusega. Ja nagu eelpool juba räägitud, et see aegrida või kui palju aastaid peab koos olema, et saada kliimat, siis vähemalt 30 aastat ja sealt edasi, et siis me saame siis rääkida kliimast. Et kui see aegrida on lühem, siis on tegemist ikkagi kas ilma või ilmastikuga. Ja arutatakse sellist asja nagu kliimanormid, mille põhjal hinnatakse siis kliimat. Ja mis see kliimanorm üldse on? Et võetakse ilmaelementide mõõtmisandmed, nende keskmised, erinevad statistilised väärtused ja siis vastavalt kokkulepete arutatakse üsna pika, vähemalt 30-aastase perioodi kohta. Et viimane kliimanorm, mille põhjal me kliimat hindame, on siis 1991 kuni 2020 ja sellest eelmine on 1961 kuni 90. Ja mõlemad on 30 aastat, et nende põhjal saab kliimat hinnata. Ja kui me norme omavahel võrdleme, varasemat ja hilisemat normi, siis nende põhjal me saame hinnata, kas on mingisugust kliimamuutuseid esinenud või mitte. Et normide alusel siis hinnatakse kliimamuutuseid. Ja siis lõppu kirjutasin ka, et inimesed sageli soovivad erinevat kliimat, aga mida me loomulikult ei saa igapäevaselt, vaid saame igapäevaselt ilma. Ja alles, kui me paneme piisavalt palju ilmasid ritta, siis me lõpuks saame seda iseloomustada ja kirjeldada nagu kliimat. Ja kuidas me saame üldse kliimaandmeid? Kõigepealt mõõdetakse põhilisi meteoroloogilisi parameetreid Eesti seirevõrgu jaamades, et kõigis jaamades siis mõõdetakse, et andmete ajaline, ruumiline lahutus, millega neid kirja pannakse, põhiliselt automaatselt on siis 10 minutit ja tund. Ja nende andmete põhjal siis arvutatakse andmed ööpäeva kohta, 10-päevaste ajavahemike kohta, kuude ja aastate kohta. Arenduses on ka avaandmed, see tähendab need andmed, mida igaüks tulevikus saaks ilmateenistuse kodulehele minnes ise vaadata, alla laadida ja kui vaja nende põhiarvutusi teha. Loodetavasti järgmisel aastal saab see arendus valmis kõigile kättesaadavaks. Ja kui pikad meil need ilma- ja kliimaandmete aegread üldse on?
et maksimaalselt üle 100 aasta, mõnes jaamas kuni 150 aastat ja et 30 aastat on siis ikkagi see minimaalne periood, kui me tahame kliimast rääkida. Ja siin on siis üle-eestiline seirevõrk, kus on 108 jaama, mis mõõdavad kõik erinevad meteoroloogilisi parameetreid ja nende jaamade andmestikust siis saab hinnata hiljem ilmastikku ja kliimat. On 4 erinevat tüüpi jaamasid, on rannikujaamad, mis on mere ääres, ja lisaks sellele, et mõõdavad neid põhilisi meteoroloogilisi parameetreid, siis mõõdavad ka veetemperatuuri, veetaset mere ääres. Siis on hüdromeetriajaamad, mis sinise täpiga on siin tähistatud. Nemad mõõdavad põhiliselt kas jõgede või järvede siis voolu hulka, veetaset, veetemperatuuri, äravoolu, selliseid asju. Siis rohelised meteoroloogiajaamad, mis mõõdavad siis kõige rohkem sellist põhilisi parameetreid ja üks soojaam on ka, mis asub Toomal. Et see on samamoodi üks põhijaam, kus on ka mineraalmaal üks väljak ja teine väljak on soo peal. Et see on Eestis ainuke selline, kus tehakse samuti erinevaid mõõtmisi. Kui kliimamuutustest rääkida, siis toon põhilised elemendid välja, et mida nagu põhiliselt kasutatakse, kui räägite üldse kliimast. Et nagu esimene, millest ka eelpool kõneleda rääkinud, õhutemperatuur. Et siin on toodud välja sellised 30-aastased perioodid ja nende nii-öelda keskmised Eesti aasta keskmised väärtused. Et esimene periood on siis 19. sajandi algusest ja siis oli Eesti keskmine õhutemperatuur veidi alla 5 kraadi ja mida aeg edasi, seda rohkem on näha, et Eesti keskmine õhutemperatuur on ikkagi kasvanud. Et mis võime ikkagi järeldada, et kliimamuutus mõjutab loomulikult ka Eestit, sest globaalne kliimasüsteem on ikkagi üks ja me ei jää sellest kindlasti puutumata. Ja kui neid perioode vaadata, siis vähemalt 1,5 kraadi on see aasta keskmise õhutemperatuuri tõus olnud viimase 120 aasta jooksul. Ja siin lõpus on nüüd 5 punast täppi veel või ruudukast või rombi ja need tähistavad siis kõige kõrgema õhutemperatuuriga aastaid selle perioodi jooksul. Ja nagu näha, siis need kõik on viimase 30 aasta jooksul olnud. Siis räägime ka sademetest. Et keskmine sajahulk ei olegi nii märgatavalt muutunud, aga ma tõin välja siia, et Eesti keskmine päevade arv, kui on sadanud vähemalt 10 millimeetrit või rohkem. Et neid võib nimetada juba ekstreemsademeteks. Et mis see 10 millimeetrit üldse on? Et see umbes nagu 10 liitrit ühe ruutmeetrile sajaks. Ja kui veel võrrelda, mida see tähendab, siis et juulis saab Eestis keskmisena natuke üle 70 millimeetri. Et see siis tähendab, et ühe päevaga saab umbes 1/7 juuli normi. Ja kui vaadata uuesti neid erinevaid 30-aastaseid perioode, mis on küll natuke hilisemas perioodis 61. alates, siis on näha ka teatav selliste ekstreemsademetega päevade arvu kasv, mis ei ole küll nii suur, aga ikkagi märgatav. Et see 1,3 päeva, mis perioodi teises pooles on küll stabiliseerunud kindla tasemel ja perioodi lõpupoole on isegi väike langus. Ja lumikate, et siin ma laenasin ühte joonist Birgit Hiru lõputööst, et siin on andmed kuni aastani 2015, et selline umbes 65-aastane periood ja siin on leitud, et lumikate on vähenenud 10 aasta kohta kõige rohkem siis rannikul Kundas ja Pärnus, selline üle 6 päeva ja kõige vähem siis Lääne-Eesti saartel ja kõige Vilsandil. Aga keskmine lumikate vähenemine selle 65-aastase perioodi kohta on rohkem kui 6 aega. Ehk ikkagi kliimamuutus ka lumikattes. Et lumikate väheneb, järjest vähem on meil lund talviti. Ja räägin natuke tuulest. Tuul on muidugi natuke keeruline parameeter, sellepärast, et tuule mõõtmisel on ka omad mured, et ajapikku on tuule mõõtmissensorite kõrgust muudetud, et on kõrgemalt madalamaks toodud ja kui madalamale tuua, siis loomulikult madalamal on tuul natukene nõrgem ja
ja sellised puht looduslikud küsimused, et jaamade ümbruses kasvavad puud kõrgemaks, mis varjavad tuult ja siis mõõdetakse natukene väiksemaid tuulekiiruseid. Ja siin ma tõin siis välja 2 jaama, Vilsandi ja Võru, 2 viimast normperioodi, et vaadata, kas on mingisuguseid muutuseid tuulekiiruse ja sageduse jaotuses või mitte. Et Vilsandi loomulikult on palju tugevamad kiirused kui Võrus, et üle 6 meetri sekundis on kõige rohkem tuult olnud ikkagi edela suunast mõlemal perioodil, aga nõrgemad tuuli on sisuliselt igast ilmakaarest olnud. Et seal olulist muutust ei ole, et tuule valdavad suunad on ikkagi jäänud suhteliselt sarnaseks. Ja kui see Võru kõrvale võtta, siis hakkab kohe silma, et suhteliselt nõrgad tuuled võrreldes Vilsandiga. Et kõik või valdav enamus tuultest on jäänud alla 6 meetri sekundis ja tuulte valdav suund on ikkagi suhteliselt sarnane, et lääne-edela ja muidugi protsentuaalselt on neid palju rohkem nendest suundadest. Ja selline see lühikene ettekanne oligi, et kliimamuutused jah, ikkagi mõjutavad meid järjest enam, aga erinevate ilmaelementide puhul ei ole see muutus nii ühetaoline. Ja kes veel täiendavat infot soovib, et siin on mõned lingid pandud. Ilm+ äpp, kes ei ole veel kasutanud, soovitan kasutada. Kõige lihtsam on telefonist kätte saada ja vaadata ilmaandmeid jaamades, soovida asukohas, vaadata prognoose ja radari andmeid. Siis ilmajaamad virtuaaltuur, kindlasti enamik ei ole sellest midagi kuulnud. See peaks olema Tõravere ja Arku meteoroloogiajaamad, et saab seda tutvustust vaadata natukene selgemaks. Kes ei ole käinud, et saab veebi teel natukene uurida. Tunniandmed on kirjas ja ka seirevõrgu kaart ja päringuid saab teha ka siin täitsa meili tehel. Ja siin on praegu kõik. Jaa. Suur tänu, Kaupo. Teeme aplausi Kaupo Mändlale. Ja tegelikult on ka sulle küsimusi sinu lahkel loal. Teen nad loetavaks, kuuldavaks. Nii, aga on küsitud seda. Kas on teada, mitu protsenti atmosfääri laastavatest, mis siis on atmosfääri laastavatest kliimamõõte mis see siis on? Lastavatest. Ja ma mõtlesin juba kliima ju laastab tavaliselt. Lastavatest. Selge. Ma mõtlesin, et ainult püssis saab lasta. Vabandust. Niimoodi, atmosfääri lastavatest kliimamõõteaparaatidest, sondidest ka loodusest kokku korjatakse ja palju neist prügiks jääb. Vot nii, selline küsimus. Jah, et tõesti, ma arvan, et enamus neist ikkagi jäävad leidmata. Ma ei ole kindel, kas sellist statistika on tehtud, et kui palju neist protsentuaalselt kätte saadakse, aga neid trajektooride uuringuid on kindlasti tehtud, et kuhu nad lähevad, et kus on viimane signaal olnud. Ja siis vastavalt sellele, kes neid jälgivad, kas siis käivad ise jahtimas neid sondi jäänuseid, mõnikord leiavad, mõnikord ei leia, mõned leiavad juhuslikult metsast, mõned kukuvad koduaeda, kukuvad merre, aga sellist protsenti, hetkel on keeruline öelda, aga ma arvan, et enamus siiski jääb leidmata. Jääb leidmata, kuskile avastamise rõõmu pakkuma kellelegi. Aga kui on siin veel, nagu hommikupoolegi oli juttu, et ikkagi inimesi kangesti huvitab ka just see tormide sageduse ja tugevuse muutused. Et nagu justkui jah, tõesti inimlikul tasandil me oleme viimastel aastatel saanud rohkem tormidega, no just, et tunnetus on, et oleme saanud rohkem tormidega pihta, neid on äkki tihedamalt. Kas see on ikkagi see, et meil pole piisavalt andmeid, mille pealt seda täie kindlusega väita? No see tormidega on natuke ka selline tunnetuslik küsimus, et kui mingitel aastatel on rohkem torme, siis võib tekkida kohe küsimus, et kas on kliimamuutus, aga see 1 või 2 või 3 aastat järjest ei ole veel kliimamuutus, et kui me paneme pikem aegrea kokku ja siis me näeme sellist mustrit või suundumust, et siis me saame öelda, et jah, tõesti on. Aga hetkeseisuga andmed seda ei kinnita, et tormisus oleks kasvanud. Aga loomulikult, talvel ongi rohkem torme, suvele me väikese tormid, et sellest me ei pääse ühelgi aastale. Selge. Suurepärane, teeme Kaupole veel ühe aplausi.